üllatusteks valmis. Coolbet. Tere tulemast tagasi! Eksootiliselt põnev ja kaasahaarav reisiseiklus Sander Valge Hiinas jätkub. Eelmises episoodis otsustasin, et aitab mürast ja kärast. Tahan vaikust ja rahu. Mõeldud tehtud. Haarasin seljakoti, kaamera ja terve hunniku entusiasmi ning tormasin, umbes nagu 7 tuule poole. Sihtkohaks valisin ajaloolise Taioo kaluriküla. Koha, kus aeg näib seiskuvat. Nii et number 11 buss ja Taioo kaluriküla, siit me tuleme. Aga nagu ikka, plaanid ja Hiina elu käivad eri radadel. Üks sõbralik politseihärra teatas, et bussid sel päeval ei sõida. Aga miks siis nii? Lihtne, juhid streikisid, aga igale probleemile on alati lahendus. Nii leidsingi end köisraudteelt, nautides hingematvaid vaateid mägedele ja boonusena nägin Hiina superstaarile pühendunud fännide hordide kogunemist. Ja loomulikult ei saa mainimata jätta suurt Budat. Ma ronisin talle nii lähedale, et tundus nagu ta peaaegu noogutaks mulle heaks kiitvalt. Ja siin ta on suur püha kuju Buda, 34 meetri kõrgune pronksist istuv kuju, mis on muuseas ka siis maailma üks kõrgemaid istuvaid Buda kujusid. Ja öeldakse, et tegemist on Hiina vaimse sümboliga. Väga palju palverändurid üle maailma jõuavad siia just selle sama kuju pärast ja lähme vaatame meie ise ka selle maailma ime siis oma silmaga üle. Aga täna kutsun teid kaasa Taioo kalurikülla. Kinnitage oma turvavööd või võtke lihtsalt diivanil mõnusalt istet, sest Sander Valge alustab järjekordset seiklust Hiinas. Taioo külakesse, kohalik kaluriküla Hiinas ja miks see küla on tuntud ja turistide poolt väga armastatud, väga lihtne. Siin on ujuvad majad, siin on roosad delfiinid ja siin on meeletult head mereained, nii et hakkame seda piirkonda uudistama. Taioo kaluriküla juured ulatuvad sajandite taha, kui esimesed tanka rahvusest kalurid oma ujuvate majadega siia peatuspaiga rajasid. Tanka rahvas või nagu neid tihti kutsutakse, vee peal elavad nomaadid oli rändav kogukond, kes elas täielikult vee armust. Muideks, siin piirkonnas oli kunagi ka soolatootmine täies hoos. Võib öelda, et Taioo oli omal ajal Hiina kõige soolasem paik. Tänapäeval on Taioo nagu ajamasin, ehe ja ajahambast peaaegu puutumata. Turistide vool on küll suurenenud, kuid küla rahulik tempo meenutab endiselt, et vahel tasub lihtsalt aeg maha võtta ja vaadata, kuidas maailm tasakesi möödub. Kui aga rääkida veesõidukitest, siis minu isiklikul hinnangul ei ole tõenäoliselt midagi mõnusamat, kui alustada oma seiklust ühe toreda paadisõiduga siinsamas selles imelises kalurikülas, sellepärast et kõik need kitsad kanalid, rahulik veemulin, ma arvan, et see viib õigesse meeleollu. Hi, what can I do for you? Hello. Parima ülevaate sellest kalurikülast saab paadisõidul. Väikesed kanalid, mis meenutavad Hiina versiooni Veneetsiast, pakuvad pilguheitu kohalike igapäevaellu. Paadisõit maksab umbes 3–5 eurot, kuid kogemus, see on hindamatu. Tuleb ainult paati istuda ja lasta elamustel end kanda. Siin vanas kalurikülas ringi kruiisides tekib küll selline tunne, nagu oleks läinud umbes 200–300 aastat ajast tagasi. Vaatad neid vanu vaiadele ehitatud elamuid, restoranid, terrassidel. Siin on nagu Veneetsia vibe tekib siin ringikruisides, mis iseenesest on ju väga mõnus. Õhk on hästi selline, õhuniiskus on suur.
siuke kalalõhn on siin, näed, ja siin aga kohalikud kalamehed püüavad õngega. See on tõepoolest uskumatu vaatepilt, kõik need majad, mis seisid kindlalt vaiadel ja otse vee peal. Võt, see on midagi sellist, mida ma ei oleks osanud arvata ja kõik see tundus just kui mingist teisest ajastust. Taio üks sümboolsemaid elemente on ujuvad majad, mis on ehitatud kindlalt vaiadele otse vee peale. Need majad on siin seisnud juba sajandeid. Tõeline vastupidavusime, mis on läinud ajaga ainult paremaks. Ja kasutatakse selliseid huvitavaid eksootilisi puiduliike, nagu näiteks merbau, mis ei reageeri näiteks üldse niiskusele ja veele ja selle tõttu ongi võimalik selliseid ujuvaid maju ehitada nii, et nad püsivad siin aastasadu. Nagu näha, siis vanad hiinlased on ikka teadnud, mis materjali peale panna, et see ikkagi kestaks ja oleks hea, kvaliteetne. Kui nagu sellisest tundest ja feelingust rääkida, siis tekib hea rahuliku elu tunne, kuskile kiiret ei ole, lihtsalt kruiisid, oled ja naudid. Ja mida sa veel elult tahad? Elu on seiklus ja kui seiklus toob Hiina, siis tuleb seda nautida täie raha eest. Paadituuri lõpetuseks vajutab kapten lapatsi põhja ja viib meid merele. Seal otsime midagi erilist. Ja nüüd, kui oleme jõudnud juba natukene suurema laine peale, tuul on tõusnud ja kiirused kõrgemad. Oleme teel siis kohta, kus peaksime mõne hetke pärast nägema roosasid delfiine. Need haruldased delfiinid, keda kutsutakse ka küürselgseteks, elavad just siin, Lõuna-Hiina meres. Väidetavalt on nende roosa toon seotud veresoonte struktuuriga, mis aitab meil kuumas vees jahtuda. Kahjuks nende arv väheneb, kuid lootus neid näha jääb siiski püsima. No kuigi me oleme praegu roosade delfiinide otsinguil, siis ma ei ole ühtegi näinud, aga ma tean nii palju, et see roosa on pigem müüdistaatuses, ehk siis delfiinid ikkagi on üldiselt valged, hallikad ja miks neid nimetatakse roosakateks või roosadeks delfiinideks on väga lihtne. Kui delfiinid on natukene erutunud või on selline paaritumise hooaeg, siis ongi delfiinid värvuselt tibaroosakamad, aga üldiselt 90% ajast on tegemist ikkagi siin vetes täiesti hallikate ja valgetes toonides delfiinidega, nii et puhas müügitrikk. No kui muidu merel käies on alati olnud kogemus see, et enne paati lasta, kui sul pannakse päästevest ümber, siis siin ma isegi päästevest ei näe. Siin on lihtsalt mingisugused ujumisrõngad, mis on ka köitega ja paadi külge kinni seotud, nii et selles mõttes jälle väga tragikoomiline lugu, et ei mingit päästevesti, mitte midagi. Lihtsalt tuled turistina merele, isegi passi ei küsitud siia tulles. Väga huvitav. Noh, siit võib järeldada, et lääne meedia kirjutab Hiinast küll ühte lugu, aga reaalsus koha peal on hoopis teine ja päris tõsiselt. Väga ilus, kaunis ja maaliline, selline, kuhu iga päev ei satu. Delfiine me seekord ei näinudki, aga mis seal ikka, suundume tagasi küla südamesse. Seal ootavad meid kohalikud maitsed ja lood. Kui rääkida külastajatest, kes põhiliselt siin Hiinas käivad, on ikkagi vanatead meie idanaabrid, nii et ka siin praegu sellel meretuuril on paat täis neid, jah, ma ei saa kõva häälega öelda, aga meie toredad idanaabreid, kes siin mõnusat elu elavad ja nagu näha, siis kahe riigi ehk siis Hiina ja Venemaa omavahelised suhted on suurepärases korras, top notch. Selline see väike tiiri siin vee peal sai. Delfiine näinud, aga ega ma sellega ei arvestanud ka, sellepärast et see on üks puhas petukaup. Neid lihtsalt ei ole siin nii palju ja teisest küljest
80 Hongkongi dollarit kahe peale selle tripi eest ei ole ka mingi raha. Me räägime vähemalt ilusat Hiina Veneetsiat, ujuvaid majakesi. Mida sa veel tahad? Vähemalt on ilus vaatamine. Ma ütlen täiesti ausalt, see hetk, kui sa kõnnid rahulikult nende kitsaste tänavate vahel, vaatad, imetled seda arhitektuuri ja tegelikult saad aru, et kui tühised on inimeste niinimetatud need suured mured. Kõik kaklevad, sõdivad, vaidlevad, ühesõnaga mis iganes siin maailmas toimub. Aga võt siin saad aru, et tegelikult päris rahu peitub just nendes pisikestes asjades. Inimene ärkab hommikul üles, tuleb rahulikult terrassile, joob kohvi, ta ei tea, mida talle päev toob, ta lihtsalt elab oma rahulikus ja heas meditatiivses rütmis. Võt sellist asja tegelikult oleks päris paljudele vaja. Ma arvan, et igati tore taipamine, et kõik siin elus ei keerle ainult murede ümber, saab ka teistmoodi. No taimedest rääkides, siis siit avaneb suurepärane vaatepilt, kuidas on võimalik teha taaskasutust. Noh, näeme, teame ju, vanad head, klassikalised, klassikalised äravoolu sellised vihmaveerennid plastikust. Siia on tehtud siis ilus taimehoov. Pärast pikka päeva on hakanud kõht korisema. On õige aeg proovida midagi kohalikku. Erinevates reisifoorumites ringi kammides leidsime tegelikult päris mitu soovitust, kus öeldi, et kui sa tuled Taiyou külakesse, siis kindlasti proovi kohalikku sõõrikut ja see on midagi sellist, mis on sõnu kirjeldamatu ja viib keele lihtsalt sõna otseses mõttes alla. Proovime ära kohalikku Taiyou donati ehk siis sõõriku. No päris sõõriku moodi ta välja ei näe, aga peale vaadates mina ütleks, et väga maitsev. It's made of flour and egg. Okay. Thank you. Stuffing inside. Okay. Thank you very much. No selline ta on. Väga soe kusjuures. Pidi olema tehtud sellisest lillest, jahust ja munast. Oh my god. Nagu sööks sooja suhkrusaia. Mäletate see tunnet, kui kunagi võib-olla panite ka, tegite valge saia märjaks ja valge saia peale ladusite suhkrut ja siis sõite seda. Võt täpselt sama maitse on sellel donatil. Väga mõnus flashback. Väga hea. Ja ma ei saa aru nagu neist inimestest, kes ütlevad, et Hiinas on toit kuidagi kehva. No see kohalik kaluriküla sõõrik on lihtsalt kui hea. Oh my god. Ühe veel kohe. Taiyou on kuulus oma kuivatatud mereandide poolest. Midagi, mida hinnatakse mitte ainult Hiinas, vaid ka kaugemal. Nende maitseid võib tunda suppides, hautistes ja mujalgi üle terve ilma. Jalutan mööda Taiyou kitsaid tänavaid. Ületan silda ja avastan end mõttelt. See koht on nagu elav postkaart, kus iga nurk räägib oma lugu. No kanalisatsioonist rääkides, see on asi, mis pakub alati huvi. Näete, siin on ujuvad majad, puit postidel ja kõnnin rahulikult siin silla peal ja näete, kuhu läheb reovesi, eks ikka loomulikult siia vette. Seal küll üks härra pesi käsi, oli toru otsas ja vette, aga siin just ennist nägin ühest majapidamisest tuli number 2 otse põrandast välja ja sulpsti vette. Nii et ega siin selles mõttes käib kõik nii, et mis tuleb, see läheb tagasi vette. Mis sa sellest äravoolu-süsteemist arvad? No ma see on nagu päris korralik siuke looduse reostamine, et ma ei tea, siin PTA peaks laiutas käsi selle koha peale. Sa enne panid muidugi käe selle paadi peal vette ka veel, nuusutame kätt korraks. Jah, ei. Issand jumal küll, Raivo.
oi. Soolane vesi, vaata. Ja. Soolane sitavesi. Soolane sitavesi pesuvest saad niimoodi. Ja kui ma siin ringi liigun, mõtlen elutingimuste peale, siis meil on ikka väga hästi. Ma ütlen ausalt, ma austan ja respekteerin neid inimesi, kes suudavad niiviisi elada ja on võtnud endale sellise võimaluse või kes on võtnud endale elus sellise otsuse, et nemad elavad niiviisi, aga vot mina ei saa aru, kuidas on see võimalik, et olla sellistes tingimustes ööpäevaringselt, päevast päeva, nädalast nädalasse ja aastast aastasse. See on ikka päris crazy. Ilma äravoolu, normaalse vee, kanalisatsioonita. Ja ma ei kujuta ette, milline võib olla tingimus eluks korterites siin sees, majapidamistes. Minu rännak lõpeb väikese tupiktänava ääres, mis näeb välja nagu plekist Pilpa küla, aga siingi on mingi veetlev lihtsus, mis muudab selle koha võluvaks. Ja siin minu paremal käel on tervelt mitu majapidamist, mis on kaetud plekiga. Ja kui esmapilgul võib tunduda, et see on täiesti loll mõte, et kes katab oma majapidamise siin keset põhimõtteliselt mitte midagi olemist plekiga, mis imab endasse ju tegelikult tohutult soojust, päikest, siis reaalses elus on sellel hoopis vastupidine termose efekt, ehk siis ta hoiab sees külma, jahedat õhku ja päikesevalgust ja kuumust ta sisse ei lase, ehk siis peegeldab tagasi. Põhimõtteliselt peegelkile efekt on siin tekitatud ja näha on, et olemasolevate vahenditega on suudetud teha siin mitte kuskil endale täiesti arvestatav elukeskkond. No nii. Raivo, kuidas sulle tundub siis siin plekk Pilpa küla? Ei, päris pull elu, ta on natuke viisakam, kui oli see Tallinna lennujaama Pilpa küla, aga täitsa muljet avaldav, et ei oleks arvanud, et keegi kuskil maakera nurgas veel niimoodi elab, nagu nad elavad, aga kui inimestel sobib nii, miks mitte? Miks mitte, jah? Huvitav on ikkagi vaadata, kuidas on tehtud selline ajalooline Kaluriküla natuke aga tänapäevasemaks, sest et siin need, kellel on uksed lahti olnud, siis praktiliselt igal teisel on sees suur LCD teler, mingid PlayStationid asjad, et lõppude lõpuks ei ole vahet, et kas sa oled siis ikkagi siin üksi Kalurikülas ja täielikuses ajaloos või siis ikkagi kasutad ka moodsaid, modernseid vahendeid, nagu siin paljud seda teevad. Aga tõesti, ja kes vähegi kunagi Hiina tuleb ja kellel võimalus on, siis Taiyo Fishing Village on kindlasti üks koht, kust võiks läbi astuda, sellepärast et olgem ausad, teist sellist sa ei leia. Niisiis olen veetnud tänase päeva Taiyo rahulikus ja ajatusrütmis. Siin voolab elu omas tempos. Hommik algab paatide tasase kõikumisega ja õhtu saabudes täituvad tänavad mereõhu ja kuivatatud mereandide lõhnaga. Iga nurga taga on peidus lugu. Muistne, lihtne ja ehe. Päike loojub Kaluriküla kohale ja ma mõistan, Taiyo pole lihtsalt koht, see on tunne. See rahu ja ajatus jäävad sinuga veel kauaks pärast siit lahkumist. No tegelikult on päris värskendav näha elu väljaspool suurlinna. Sa lihtsalt vaatad, kuidas inimesed elavad omas rütmis. Lapsed näiteks, nad isegi ei tea, mis on nutitelefon, vähemalt selline mulje on jäänud, ei istuta siin oma selles klotsis kinni, ei toksita mingit Pokemoni mänge, ei Fortnite'i, kõik kasutavad süükseid käepärased vahendeid, kes mängib vihmavee mingi rennidega, kes mängib lilledega, kes mängib kühvlitega, ehk siis tegelikult elu, mida iga laps peaks oma lapsepõlves korra tegelikult nautima ja siin tundub, et see nutimaania ei ole kohale jõudnud ja seda on tõesti väga äge vaadata. Ja see koht viib tõepoolest ajast tagasi. Ma arvan, et iga suurlinnas elav inimene, kes ei ole võib-olla metropolist välja saanud, peaks tulema ühel ilusal päeval, võtma aja maha ja vaatama, kuidas elu käib väikeses külakeses. Kas ta on siis Taiyo või mis iganes muu paik, aga vähemalt seda peaks iga inimene elu jooksul korra kogema, et mis on päris rahu.
ja võib-olla kõige rohkem meeldis see paadikruiis, kus me nägime ilusat vaadet, täpselt nagu sellisele Hiina Veneetsiale. Nagu me teame, hiinlastele meeldib kõike kopeerida, siis nad on suutnud ka endale Veneetsiaga tunduvalt natukene kehvema variandi sellest endale ehitada, aga ei, tegelikult väga lahe ja äge on näha, et siin ikkagi elu käib ja inglise keelt üllatuseks räägitakse isegi rohkem kui Hongkongis, mis on tõesti väga-väga suureks üllatuseks. Põhjus, miks inimesed võib-olla siin inglise keelt päris usinalt praktiseerivad, on lihtne, kuna valdav enamik turistidest ju tegelikult hiina keelt ei räägi, aga kui meil on hiinlased ja meil on muu maailm, siis paratamatult on nii, et kui sa tahad midagi müüa, pead sa õppima ikkagi keele selgeks. Ja kuna siin väikeses kommuunis on konkurents ikkagi päris tihe, inimesi on palju, kes toimetavad ja oma kraami pakuvad, siis võidab see, kes oskab inglise keelt ja ma arvan, et see on ka üks põhjustest, mille pärast siin saab inglise keelega väga hästi hakkama. Aga mis ma kokkuvõtteks oskan öelda, päev Tai-Os tõestas, et tegelikult siin on nii rahu, põnevust kui ka actionit. Tänane päev hakkab siis lõpule jõudma ja suur aitäh Coolbetile, kes kõike seda võimaldab, et me saame siin mööda maailma reisida, sest et Coolbet on üldse kõige vingem koostööpartner, kes eales olnud on. Nii et näpud püsti ja järgmise episoodini. Üllatusteks valmis. Coolbet.